Kui tihti Trump endale vastu räägib? Oleme tutvunud Ameerika Ühendriikide presidendi ettearvamatu ja vastuolulise suhtusviisiga ning analüüsime seda. Iraani konfliktiga seoses on vastuolulisi väiteid. 2025 aasta juunis kinnitas ta, et ei soovi režiimi muutust. Want to see regime change in Iran? Kui see oli, siis oli, aga ei taha seda. Hiljem aga vastupidist väites, et ta siiski tahab seda. Selle kuu vaenutegevuse taasalustamisega on Trump suutnud öelda kõike ja kõige vastupidist. Režiimi muutuse teemal on ta korduvalt sõna võtnud. Kuu pärast sõja algust Iraanis riigikord ei muutunud, vaid toimus vaid vahetus, sest ametikohad jäid tapmiste tõttu tühjaks. Trump väitis siiski, et saavutas režiimi muutuse, kuid ajas selle segi ametikohtade vahetusega pärast nende täitjate surma. Meil on tõesti toimunud režiimi muutus. See on režiimi muutus, sest juhid on kõik väga erinevad neist, kellega me alustasime. Veel üks sürreaalne hetk toimus mõne minuti jooksul. Trump väitis ühes kõnes, et vajadusel ei saa ta liitlastele loota. Ta ütleb, et osa liitlasi on rõõmsad Hormuzi väina taasavamisse panustamise üle ja on juba teel. Ja siis jälle, et oleks vaja nende toetust, et siis uhkusega väita, et Ameerika Ühendriigid ei vaja kedagi. Trumpi sõnul läbirääkimised edenevad, aga iraanlased väidavad, et neid polegi. 22. märtsil andis Ameerika Ühendriigid president iraanlastele 48 tundi Hormuzi väina taasavamiseks. Hiljem pikendati tähtaega 10 päeva. Tõenäoliselt on see viis aja võitmiseks, oodates merealaväelaste saabumist piirkonda. Tõenäoliselt Hormuzi väina või Kargisaare hõivamiseks. See Trumpi täiesti hullumeelne teade ei tulene ainult tema iseloomust ja hoiakust, vaid on tõenäoliselt viis vastaste ja vaatlejate segadusse ajamiseks ja eksitamiseks. See ei tähenda, et ta kellelegi midagi annaks. Presidendi tegude taga ei ole tegelikult mingit läbimõeldud plaani. Mõistlikke strateegilisi kavatsusi ei paista olevat, neid ei ole näha. Senini läbi viidud sõjaline kampaania on tekitanud palju probleeme, saavutamata ühegi strateegilise eesmärgi kuu aja jooksul. Iraanis režiimivahetust ei ole toimunud. Energiaalikate hinnad tõusevad ja kogu piirkonnas kasvab konflikti süvenemise oht. Aga mida teie arvate? Tavaliselt leiab lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.